Mul on väga hea meel sisse juhatada järgmine esineja. Ja ma palusin oma väga heal sõbral Kärdil iseloomustada tema head sõpra Kristat. Ta kirjutas: Krista Kaer on tõlkija ja kirjastuse Varrak peatoimetaja. Ta on laia silmaringiga elukutseline ja asjaarmastaja lugeja, kelle vaibumatu kirg on kirjandus. Raamatutest räägib ta nii, et tunned, et pead need otsekohe ise ka läbi lugema ja kui need veel ilmunud ei ole, saadab ta sulle käsikirja. Ta on ainuke inimene, keda ma tean, kes on võimeline lugema suurt paksu raamatut ja samal ajal nagu mööda minnes valmistama mitmekäigulise lõuna 15 inimesele. Krista põhjatu huvi hea kirjanduse vastu kajastub igal aastal ka head read festivalis, kuhu ta säravail silmil maailma tippautoreid kutsub, kes siia tulles ei vaimustu mitte ainult Tallinnast, vaid ka Kristast endast ja õigustatult. Ta tõlgete nimekiri on pikk ja vaheldusrikas Harry Potterist John Banville'ini ja Terry Pratchettist Doris Lessinguni. Ning kõikides žanritest võrdväärselt toob ta esile eesti keele ilu ja võlu. Muuseas, Krista on rõngastanud linde Matsalu looduskaitsealal ning saanud malevas kraanajuhi ja müürsed paberid. Ta naudib head vaimukat huumorit, küpsetab imelist suvikõrvitsab pirukat, armastab Inglismaad, Iirimaad, ulmeromaane, põldmarju ja Cornish cream tea'd. Ja meie huvi on tegelikult see, et kuulata sellist inimest, kellel on võimalus lugeda ruumist, kus ruum saab olla samal ajal erinevas kohas, kus ruum saab olla erinev, et millised on tema arust sellised kirjanduses olevad kõige huvitavamad ruumikontseptsioonid. Mu seisa peaks siin on või kuskil või, mul on spikker ka. Muidugi see sissejuhatus oli ilmne liialdus, aga jah, tõepoolest mul on olnud väga konkreetsed kokkupuuted arhitektuuriga nii Haapsalu puiduhoidla katusel kui ka ühe maja müüri ladumisel, nii et sedapuhku. See on minu praktiline kokkupuude arhitektuuriga. Aga nüüd, mis puutub kirjandusse ja arhitektuuri, siis siin eelkõneleja rääkis, et raamat on iseenesest juba mahuline objekt, ruumiline objekt. Aga selle sama ruumilise objekti sees võib tõenäoliselt olla veel erakordselt palju rohkem ruumi. Ja mitte ühte ruumi, vaid väga paljusid ruume. Kirjandusruumi kui sellist võib ju tegelikult vaadata väga mitme nurga alt. Ühelt poolt võib vaadata seda kirjaniku seisukohast ja teiselt poolt lugeja seisukohast. Et lugeja ja kirjanik ongi tegelikult siis võib-olla selle skaala kahes otsas. Ja kui hakata seda ruumi vaatama kõigepealt kirjaniku seisukohast, siis võib öelda, et iga inimene, kes hakkab kirjutama ilukirjanduslikku teost, tegelikult on mõnes mõttes sarnane Austraalia põliselanike loomismüüdi tegelasega. Nimelt need loomismüüdi tegelased hakkasid maailma reaalseks, olemasolevaks laulma. Ja nii hakkab kirjanik maailma reaalseks kirjutama või õieti ta hakkab seda reaalseks looma nimetamisega. Nii loob ta oma ruumi, oma maja, oma mingisuguse võib-olla tubade kogumi ja kui lugeja siis omakorda sinna astub, siis ta tunneb otse kohe ära, milline see ruum on. See ruum võib tegelikult olla nagu päikest täis tuba, kus kusagilt kostab rõõmsat naeru. See võib olla ainult läikivatest pindadest koosnev kõleruum, kus tekib tunne, et lugedes hakkab pisut külm. Siis sama ajal võib see olla mingisugune tõeline barokne ehitis, kus sa võid niimoodi ennast kaotada lausete ja kõigi selle sekka, mis sinna kirja on pandud. Samal ajal muidugi on kasutanud ka kirjanikud ruume väga huvitavalt ja kasutanud neid just nimelt selles mõttes, et nad on andnud neile uue ja mõnes mõttes sümboolse tähenduse. Siin juba tahaksingi lugeda ühe lõigu Doris Lessingi raamatust Ellujäänu mälestused.
Ta nimelt püüdis selles raamatus Ellu jäänu mälestused, ta püüdis kirjutada oma autobiograafiat ja seda autobiograafiat püüdistigi ta näidata tegelikult talle avanevate ruumide kaudu, tubade kaudu. Ühel hommikul seisin ma pärast einet sigaretti suitsetades ning vaatasin läbi sinise suitsurõngaste, kuidas päikesevalgus joonistas seinale kollase pikaks venitatud nelinurga, nii et sein tundus keskelt kõrgem kui nurkadest. Ma silmitsesin seda hõõgavat ja tukslevat kollast värvi. Silmitsesin nagu midagi kuulatades ja mõtlesin seejuures, kuidas aastaaegade vahetudes muutusid ka selle hommikuvalguse laigu kuju, ulatus ja asend. Ning siis ma sattusingi seinast läbi ning sain teada, mis seal oli. Esimesel korral ei saavutanud ma palju rohkem peale teadmise, et seal oli hulk tube. Toad olid kasutamata juba mõnda aega, võib-olla isegi aastaid. Ei olnud mingisugust mööblit, värv oli seintelt kohati maha koorunud ning lebas nüüd tillukeste tükikestena põrandal keset paberiribasid, surnud kärbseid ja tolmu. Ma ei astunud sisse, jäin seisma 2 maailma piirile, millest ühel pool oli mu tuttav korter ning teisel pool need toad, mis olid vaikselt oodanud kogu see aeg. Need toad olid elatud elu ja need toad olid tegelikult igas uues peatükis, iga uuel korral, kui kirjanik neid nägi või nendesse või mina tegelane neid nägi ja nendesse astus muutumises vastavalt sellele, milline oli kusagilt alateadvusest esile kerkinud mälestus. Kui see mälestus seostus millegi vägivaldsega, millegi kurvaga, siis olid tihtipeale need toad täis lõhutud asju, segamini, kusagilt kaugelt kostvaid vihaseid ärritunud hääli. Kui see seostus mingi mälestusega, mis oli hea ja meeldiv, siis võis seal valitseda täielik rahu, niisugune rõõmustunne, seal ei pruukinud olla inimesed, kuid kusagilt võis kosta mingit kõnekõminat. Niisamuti kasutavad väga paljud kirjanikud oma raamatutes tegelikult majades olevad jällegi tube, võimalust ühest toast teise käia, et vastandada just nimelt ka, ütleme näiteks oma lapsepõlve täiskasvanu iga, kunagist võib-olla rõõmsat meeleolu, hilisemaid pettumusi. Need toad, need majad, mis kunagi on tekitanud neis helgeid rõõmsaid mälestusi, mida nad mäletavad ühes meeleolus, need saavad hiljem võib-olla hoopis teise meeleolu. Tihtipeale on seal lagunemist, kõdunemist, aga väga harva kohtab tegelikult kirjandusteostest maju tube, mida kirjeldatakse ilma igasuguse emotsioonita. Kõigepealt on seal muidugi olemas kirjaniku enda emotsioon, aga see ei ole mitte ainus, mis selle kirjandusruumi loob. Sinna juurde tuleb lugeja. Aga ütleme nüüd, kui ma oma mätta otsas seda ütlen, siis enne lugejat tuleb, ütleme väliskirjanduse puhul veel tõlkija. Ja sellega kaasneb nüüd veel üks küsimus, kuidas tõlkija nendes kirjanike loodud ruumides liigub. Kas ta suudab omakorda omaenda keeles tegeleda selle sama nimetamisega, millega on kirjanik juba tegutsenud? Või ilmub tõlge, mis on nii-öelda täis varikujusid, seal, kus peaksid olema selged pinnad ja vormid, või jääb mulje, et osa neist esemetest, mööblist, kõigest sellest, mis seal majas on, et need on kaetud näiteks tolmulinadega, tolmukatetega, sellepärast, et tõlkija ei ole leidnud selle jaoks õiget sõna või ei ole üldse sõna leidnud või ei ole pannud seda kõike tähele, mis seal on. Et kas need ruumid sünnivad uuesti selliste ruumidena, nagu kirjanik on neid kavatsenud või teistmoodi ja kuidas üldse, teie, kes te olete arhitektid, kuidas te üldse, ütleme võrdluses nimetaksite seda, mida tõlkija teeb ruumis. Seda ei saa nimetada ülevärvimiseks, remondiks, mis oleks selle jaoks õige sõna. Ja kui nüüd jõuda lugeja juurde, siis viimasel ajal eriti, mitte viimasel ajal eriti, tegelikult on sündinud ka üks uus nähtus. Nimelt on osa kirjanike loodud ruumid või hoonete kogumid või maakonnad, mis ju ka on tegelikult oma arhitektuuriga osa ikkagi arhitektuurist, on saanud nagu uue tähenduse, mingi muu reaalsuse, mis on siis nagu selle meie silmale nähtavale reaalsuse kohal või katab seda.
räägitakse praegu juba ammu on räägitud muidugi Tammsaare Vargamäest. Kas see on need hooned, mida me näeme seal, kui me kohale läheme, või on see midagi rohkemat? Mis on Oskar Lutsu Paunvere inimestele, kes on lugenud Kevadet? Praegu viimasel ajal on tekkinud näiteks Henning Mankelli Ystad, Stieg Larssoni Stockholm. Neid kohti tekib juurde ja inimesed, kes sinna lähevad, näevad seda arhitektuuri, mis on seal olemas ja samal ajal mõnikord isegi kannavad kaasas endaga raamatuid, siis tekibki küsimus, milline on see reaalsem maailm, kas see, mida nad võtavad raamatutest või see, mida nende silmad peaksid nägema. Nii saabki tegelikult mõnikord inimese lugeja emotsioonist ja loetud raamatust uus reaalsus, mida tegelikult on hakatud nimetama ka kirjandusruumiks. See on ruum, mis sünnib ainult kirjandusteose mõju tõttu lugejale. Ja lugeja võib minna sellesse ruumi sedavõrd põhjalikult tegelikult, et kaobki piir selle meie igapäevase materiaalse reaalsuse ja siis selle raamatu reaalsuse vahel. Mõnikord öeldakse, et sellest väljumisel võib tekkida katarsis. Ja hoopis isevärki arhitektuurist võiks vist kirjandusega seoses rääkida ka sellest seisukohast kirjandusmaailmast, et iga lugeja võib endale luua oma kirjandusmaailma tegelikult. Ja see maailm koosneb kõigist nendest raamatutest, mida ta on oma eluajal lugenud. Milline see maailm on, kui avar, kas see koosneb ühest suletud ruumist või koosneb see jällegi tubadest, mis avanevad võib-olla üks tuba teisest, või koosneb see keerukate treppidega lossidest, nurgatagustest ja kusagil allkorrusel süngetest ruumidest, keldritest ja koobastest, kuhu ta isegi võib-olla ei julge minna. Et sellise maailma loomine või arhitektuuri loomine raamatutest enda jaoks, raamatute maailmadest, kirjanike loodud maailmadest ja selle enda omaks tegemine, see on juba iga lugeja enda asi ja see sama võimalus, et iga inimene loob endale iseenda kirjandusruumi, ma arvan, see on suurepärane võimalus ja ma loodan, et kõik kasutavad seda ühel või teisel viisil või on kasutanud. Ma arvan, et minu poolt on vist kõik. No, las ma pakun, esimese hooga üritate mulle väita, et teil pole küsimusi, on ju? Üks küsimus sealt juba tuleb. Minul on üks mure seoses raamatutega. Et igaüks, kes raamatut loeb, tekitab sellest endale maailma. Isegi kui seal ei ole ruumidest ja majadest juttu, siis see maailm tekib inimese peas. Ja igal ühel on see maailm eriline. Ja nii kui üritatakse seda maailma luua selliselt, et see oleks kõigil ühine, ehk sellest tehakse film või joonistada pilk, siis joonistatakse pilt, siis see on vähemalt minu jaoks on valdavas osas või ongi kõik alati pettumus. Et mis selle põhjus on? Olete te mõelnud sellele, oskate kirjeldada? Sest mul on lihtsalt selle murega natuke arhitektuuri juurde tuua seda, et maju luues ja mõeldes, mul on see sama hirm, et äkki kui mina loon ühe maja, mõtlen välja ja kas ülejäänud, kes seda nii-öelda siis nüüd vaatavad, kas nad on samamoodi nagu pettunud, nagu kui nad seda nagu näevad äkki pärast? Jaa, see on täiesti olemas ja see on minu meelest tänapäeval üks kõige suuremaid ohte. See on ka see, kui lapsed lugema hakkavad. Kui nad kas või lähevad kergema vastupanu teed ja selle asemel, et raamat läbi lugeda, nad vaatavad filmi läbi ja vaatavad ja lähevad, räägivad pärast näiteks kas või koolis selle filmi järgi raamatu tegevuse ümber. See teeb tegelikult neid mõnes mõttes vaesemaks. Ma ei taha sugugi öelda, et filmikunstil on midagi viga võrreldes kirjandusega, need on lihtsalt kaks täiesti eri kunstiliiki. Aga kui raamatut lugeda, siis ongi just see sama asi, et lugeja loob oma maailma. Ta läheb mingis mõttes kirjaniku maailma, aga ta on kaaslooja, sest et ta kujutab ette neid kohti, kus toimub raamatu tegevus, ta kujutab ette raamatu tegelasi, ta kogu aeg pidevalt aktiivselt ise mitte ainult ei mõtle kaasa, vaid tema kujutlusvõime kogu aeg väga aktiivselt töötab.
ja selle tõttu see kujutlusvõime ka kogu aeg areneb, aga kui ta läheb ja vaatab filmi, siis on talle kõik juba ette antud, kogu see maailm on ette antud ja väga raske on kujutada, et ta hakkab sinna kõrvale veel mingit oma paralleelmaailma samal teemal looma. Ma vaatasin, et kuskil lehes vilksatas läbi, et Metsaülikoolis räägitud jutust, et võib-olla, et kirjanduse juurde aitaks tuua lapsi see, kui koolides kirjandustundides näidatakse filme. Ma arvan, et see ei aita lapse kirjandusteoste juurde tooma, see ei pane kedagi selle pärast lugema, vaid vastupidi, see võtab ära selle ühe suure asja, mis see raamat annab, just nimelt see, et sa ise kujutled, sa oled kaaslooja. Nii, ma ei näe siit hästi, kõik lambid on nagu vastu suunatud. Vaata siia, juba tuleb. Tere, mul jäi teie tutvustusest meelde, et naudite ulmekirjandust kuulsin õigesti? Jaa. Et kas te, palun ühte lugemissoovitust sellise fantaasiaruumi kohta, mille lugemist te olete kõige rohkem nautinud või mis esimesena pähe tuleb, et midagi, kui tahaks kogeda midagi, mis ei ole siit maailmast? Ursula Le Guin võib alustada Meremaa võluriga, mis on erakordselt kõle pealt näha, kõle karm maailm ja ometi kunagi üks inimene, kes selle läbi luges, ütles, et tema arvates on tegu ühe kõige eetilisema raamatuga, mis ta iialgi on lugenud. See on mõeldud noortele lugejatele, aga tegelikult seal ei ole mingeid vanusepiire. Ma ei näe rohkem. Ma saan aru, et te olete tõlkinud ka Harry Potterit. Jah. Kas te olete käinud ka nendes kohtades, kust kirjanik sai inspiratsiooni? Kui ma käisin Exeteri vanalinnas, kust väidetavalt kirjanik inspiratsiooni sai, siis see tundus just kui dokumentaaljutustus, mitte kui välja mõeldud lugu. Ei ole käinud, aga ma olen käinud mõne teise raamatu toimumiskohas ja tõepoolest nojah, vaat see ongi see sama küsimus, et seal on juba raamatut lugenuna, kui sa lähed kuhugi paika, siis sa näed seda juba raamatu silmade läbi. Paratamatult. Näiteks alles möödunud suvel Cornwallis näiteks käies Jamaica Innis ja olles lugenud Daphne du Maurier'd kunagi, ma arvan, et ilma seda raamatut lugemata ma ei oleks seda paika sellise pilguga vaadanud. See vaieldamatult andis teise värvingu ja teise suhtumise. Ma küsiks siis, et kas te hoiate nagu mingit professionaalset distantsi ka nendest asukohtadest ja nendest tekstidest, mis te kirjutate või tõlgite? Tähendab, tekstidest, mis ma tõlgin või? Yeah. No vaat siin on just seesama teine asi või seesama küsimus, et iga raamat on omaette ruum, omaette maailm. Ja ma olen öelnud ära mõned raamatud, sellepärast, et ma olen need raamatud läbi lugenud ja ma olen aru saanud, iga tõlkija peab selleks, et raamatut tõlkima selles maailmas elama küllaltki kaua ja olema väga selles maailma sees. Ja ma sain aru, et selles maailmas ma elada ei taha, ma ei suuda. Nii et tegelikult tõlkides seda distantsi hoida ei ole võimalik. Sa pead sinna täiesti sisse minema, muidu sellest ei tule midagi head. Kas siis võib kokkuvõtvalt öelda, et me täname? Aitäh!